tere mu väikesed sõbrad! Täna on jälle see päev, kui me loeme ühe vahva muinasjutu. Prantsuse muinasjutud jäi täna taas kord kätte. Ja sellest raamatust loen ma teile täna pika ninaga printsessist. Aga mis ma siit praegu näen? Ma olen oma raamatusse sodinud. Õigemini ma olen tahtnud seda kauniks värvida, seda tüdrukut siin pildi peal, aga tegelikult ei peaks raamatutesse joonistama. Ma märkasin, mul oli siin teisigi kritseldusi päris palju. Päris palju. Aga usutavasti teie hoiate oma raamatuid paremini. Aga lähme nüüd otsast ja vaatame, mis selle printsessiga siis nüüd juhtus, miks tal pikk nina oli või kus ta selle pika nina sai. Nii. Elas kord poiss, kes ühel udusel hommikul läks kodunt välja ega leidnud enam tagasiteed. Aga kaua ta seda ei otsinudki, sest tal polnud enam ei isa ega ema. Juba ammust ajast oli ta tahtnud reisida mööda Prantsusmaad. Vaba kui lind ta läkski. Taskus polnud tal rohkem kui 30 soud. Nende rahadega ei pannud ta aga kaua vastu. Sellele vaatamata jätkas ta oma teed. Korjas puude alt rohu seest õunu ja magas labeda taeva all. Ühel hommikul jõudis ta veski juurde, mis näis juba mõni aeg seisnud olevat. Õuel märkas ta noort, väga õnnetut tütarlast, kelle nägu oli nii heatahtlik, nii malbe, et tõmbas vägisi seda tütarlast vaatama. Miks teie veski ei tööta? Küsis poiss. Raske pisar valgus tütarlapse põsele ja ta vastas. Ma elasin siin oma isaga, aga ta on surnud ja veski ei tööta enam. Seda tuleks parandada. Ma tunnen pisut puussepa ametit, lausus poiss. Vaatame, mis me teha saame. Poiss läks veskisse, uuris kaadervärki ja nägi, et selles oli üks osa murdunud. Ta asus kohe tööle. Aga mul ei ole üldsegi raha, kuidas ma tasuda saan? Tühja, ega see palju aega võtta, enne õhtut on valmis. Pärast lõunaks oligi töö tehtud. Saan teile vaid suur tänu öelda. Inimesed tulevad kohe, kui teada saavad, et veski töötab. Ma panen raha kõrvale ja kui te ükskord tagasi tulete, maksan teile ära. Aga ma tean, mida ma teile praegu kaasa saan anda. Mul on ühes väikeses kohvris kivi all tühi rahatasku, nahkvöö, vaskpasun, niisugune nagu jahimeestel. Et tütarlapsele head meelt valmistada, nõustus poiss need 3 asja vastu võtma. Pistis rahakoti taskusse, kinnitas rihma pööle, riputas pasuna paelaga kaela ning asus jälle teele. Möldrineiu pilk saatis noormeest, kuni too silmist lahkus. Poiss jõudis välja ühele maale, kus kõik inimesed olid kanged maiasmokad. Kõik neiud kangesti ilusad ja kuningatütar veel kõige maiam ja kõige kaunim. Tahan kuningatütart näha, mõtles poiss. Kes teab, mis ette tulla võib? Ei olnud mul midagi, nüüd näe on juba rahakott. Tõsi küll, see on tühi, aga mul läheks vaja 50 eküüd. Ja samal hetkel tundus talle, et tal on taskus midagi rasket. Pistis käe taskusse, tõmbas koti välja ja selle sees oli raha. Ma näen vist und. Ta kallas koti tühjaks ning luges raha üle. 50 eküüd. Aeg, 50 eküüd. Mulle kuluks ära veel 50 eküüd. Ja samas oli kott jällegi rahasid täis. Ta proovis veel kord ja veel kord. Ja kott täitus aina uuesti ilusate läikivate rahadega. Väike möldrineiu ei teadnudki seda. Ma pean koti talle tagasi viima, aga kõigepealt poleks paha see veel kord täita. Rikas kui kuningas, rikkamgi kui kuningas, hüüdis poiss ning hakkas rõõmu pärast hüppama, laulma ja karjuma.
ta karjus nii kõvasti, et oli kuulda terve penikoorma kaugusele. Aga varastel, teadagi, on väga terav kuulmine. Järsku märkas ta enda ümber tervet varga kampa. Ja tema oli täiesti üksi ja täiesti abitu. Endalegi aru andmata haaras ta pasuna oma vöölt ning tõstis huulile. Tuututamise peale ilmus äkitselt hulgaliselt korravalvureid, kes varastele säru tegid nii, et need põgenema panid. Poiss sai natuke maad edasi minna, sama lugu, uus vargajõuk ees. Poiss jõudis just pasuna haarata, kui jällegi olid valvurid kohal ja vargad pistsid jooksu. Missugune hirmus maa, mõtles poiss, kui saaks ometi juba linna ja näeks, missugune see kuningatütar on. Samal hetkel seisiski ta kuningalossi ees. Printsess möödus parajasti temast kuldtõllas. Poiss taipas, et ka vöö on võlutud nii nagu pasun ja rahakottki. Kõik need 3 asja pean ma neiule tagasi andma, aga nii kaua, kui ma sellel maal olen, tuleb mul neid siiski ise kasutada. Pole keeruline saada rikkaks, kui sul on niisugune rahakott. Poiss pani end isanda moodi riidesse, ostis lossi ning hakkas seal pidusid ja palle korraldama. Ka kuningatütar tahtis noorele isandale külla tulla ja nii ta siis ilmuski näol valge kassi ilme. Härrased mängisid parajasti kaarte. Poiss kaotas palju, kuid tõmbas oma kotist üha uusi kuldrahasid lagedale. Aeg oli hiline ning printsess palus poissi teda saatma. Kuldtõllast tegi neiu juttu rahakotist ja poiss avaldas talle saladuse. Kinnituseks andis koti isegi printsessile pihku. Jõudnud kuningalossi väljus printsess tõllast, kott ikka veel peos ja ta lasi lossivärava enda järel sulgeda. Poiss tagus väravale, aga see jäi suletuks. Maruvihasena tuli ta koju tagasi. Kogu öö seunas ta mõttes printsessi. Hommikul aga hakkas äkki naerma. Pasun, muidugi pasun. Ta puhus seda mitu korda, siis veel ning veel ja ta ümber olidki 100 soldatid. Seepeale marssis ta nendega lossi juurde. Printsess ilmus aknale. Mida te soovite? Mida need soldatid tähendavad? Ma tahtsin vaid teie rahakotti isale näidata ja ta vaatas noormehele armsasti silma. Ma luban teil minna kuninga käest mu kätt paluma. Õhtul peame pulmad. Poiss kuulis kõrvus juba pulmakellade helinat ning ta pea hakkas ringi käima. Ja siinsamas avaldas ta neiule teisegi saladuse. Ta tõmbas särgi alt välja pasuna ning näitas seda printsessile. Nagu muu seas sirutas neiu käe ja haaras pasuna. Puhus korra, puhus teise, nii mitu korda, et temal oli ühtäkki veelgi tugevam sõjavägi kui poisil. Ühe ainsa hetkega oli kõik muutunud. Vaesel poisil ei jäänud muud üle kui põgeneda. Ta peitis end ühe õunapuu otsa, okste vahele ja jäi pimedat ootama. On see võimalik, et ta mind pettis. Kui ta mul praegu käes oleks, arvan, et ma tapaksin ta. Miks ma küll ei ole tema toas veel? Vaevalt sai ta need sõnad öelda, kui ta tõepoolest oligi printsessi toas. Poisil oli ju alles veel tema võluvöö. Printsess ärkas. Armas aeg, kas te olete minu peale pahane? Miks te ära kadusite? Selle asemel, et võtta kott ja pasun ning ära minna, jäi poiss ka seekord paigale. Ma näen küll, et te mind ei armasta, ütles printsess. Just alles mõtlesite minust halvasti ning ta surus poisi põsele suudluse. Ja siinsamas avaldas poiss veel ka oma vöö saladuse. Uudishimus tahtis printsess vööd näha. Ta võttis selle poisilt ära ning pani endale ümber. Ja et ta soovis oma toas olla üksi, siis kohe ta seda ka oli. Vaene poiss leidis endaga üksinda maailma teisest otsast. Ihuüksi, ilma rahakotita, ilma pasunata, ilma vööta.
täiesti õnnetu. ta vajus ühe puu alla maha ja hakkas nutma. ta nutis kogu ülejäänud öö, siis veel päeva ja siis veel ühe öö. kui ta rahunes, oli ta näljast nõrkemas. ta nägi, et puu, mille all ta nutis, kandis õunu, kuid mitte päris tavalisi õunu, sest need olid küll õunte moodi punased, aga kõige punasematest õuntest veelgi punasemad. poiss noppis õuna ja sõi ära. kui ta oli lõpetanud, tundis ta, et ta nina hakkab kasvama ja venib nii pikaks, et puudutab otsaga maad. ta pani taskusse mõned õunad. õhtul peatus ta ühe teise õunapuu all, mis kandis teistsuguseid õunu, kollasemaid kui kuld. ta noppis ühe õuna ja sõi selle ära. ühtäkki märkas ta, et tema nina oli jäänud lühemaks. poiss sõi ära ka teise õuna, siis kolmanda, siis neljanda. viienda ajal aga sai tema nina endise suuruse tagasi. kogu see lugu viis ta aga ühele mõttele. ta noppis ka 5 kollast õuna ja seadis sammud printsessi valduste poole. tee oli pikk, õunad seisid niisama värsked kui puust võtmise päeval, niisama punased, niisama kollased. aga poiss neid ei söönud enam, tal oli oma mõte. kui ta jõudis printsessi maale, riietas ta ennast nõiaks. ühel pühapäeval pani ta punased õunad korvi ja läks tee äärde, kust printsess tavaliselt läbi sõitis. ta teadis, et printsess on maias kui kass. peatselt printsess tuligi, nägi ilusaid õunu. võlur näitas sõrmedega, et küsib 5 kuldraha. siis läks ta minema, sest teadis, et hädaoht on kohe tulemas. kuningatütar sõi õunad üksteise järel ära ja ta nina hakkas kasvama. kasvas kõhuni, kasvas põlvini, lõpuks jalataldadeni. printsess otsis nõida, kes oli aga kadunud nagu vits vette. siis ruttas ta arstidelt abi saama, kuid need ei leidnud tema hädale mitte mingisugust ravi. 3. päeval öeldi, et on tulnud üks võlur, kes tahab temaga rääkida. sisse astus üleni mustas riides mees. ta tõmbas välja õuna, mis oli kollasem kui kuld ja ütles, et printsess saab oma pikast ninast lahti, kui selle õuna ära sööb. kuningatütar otsustas proovida ja seda õnne, nina tõmbuski lühemaks. oma endist kuju aga ta tagasi veel ei saanud. selle peale kostis võlur. ehk on kõrgeaususel mingi varandus, mis temale ei kuulu. printsess tõmbas taskust võlukoti ja ulatas selle mehele. too võttis koti ja peitis hõlma alla. ka teine õun mõjus, nii et nina muutus veel lühemaks. võib-olla on kõrgeaususel veel midagi, mis talle ei kuulu. peaaegu mitte midagi, ainult see vaskpasun, mida ma hoidsin. ta andis ka pasuna poisile ja sai vastu 3. õuna. sõi selle ära ning nina kahanes veel jupi maad, aga ta jäi ikkagi üsna pikaks. kuid võlur tuli välja jällegi sama jutuga. ah jah, hüüdis printsess, unustasin. see aga on nii väike asjake, üks vana vöö, mis on mul kleidi all. jah, ta andis ka selle vöö poisile, kes kohe selle endale ümber pani. pärast 4. õuna söömist jäi ta nina ikka veel tavalisest pisut pikemaks. nüüd aga mõtles poiss, tahan tagasi kena möldrineiu juurde. ja võluvöö tegi oma töö. kohe oli poiss koos oma õunaga veskis väikese veskineiu kõrval, kelle näost paistis vaid headust ja ausust. ilus printsess jäi aga oma lossi ninaga, mis lõuani rippus. poiss ei mõtelnud enam eales kuningatütrele.
sel samal kevadel tegi ta veskineiuga pulmad. Noorik pani rahakoti kivi alla tagasi. Kott, pasun, vöö ja nemad kahekesi elasid õnnelikult ning neil oli palju lapsi. Selline lugu siis. No vot, nagu te näete, olen ma ka siia natukene joonistanud. No kes see joonistab raamatusse? No? Ma saan aru, et ta on inetu koleda pika ninaga, mis on lõuani. Aga raamatusse ikkagi ei tohiks joonistada. Ja need õunad olen ma ka ära värvinud, aga päris hästi. Need on päris hästi värvitud. Ainult paari koha pealt on läinud üle. Siin seda punast vildikat on natuke näha. Aga muidu pole viga. No vot, mu armsad sõbrad. Selline lugu siis täna. Nädala pärast näeme jälle uute lugudega. Olge seniks tublid. Tšau!